Tänane saade saab olema tõeliselt eriline. Me saame kõik üheskoos olla tunnistajaks ühe armunud paari liidu sõlmimisele. Pulmad on üks väga eriline sündmus, kuid mis pulmade juurde käib, kuidas neid korraldatakse, mida on oluline meeles pidada. Me saame kõik koos seda täna teada ja loodan, et mõnele teist ka toredaid ja uusi mõtteid anda. Ühe pulmapeo planeerimine loomulikult algab sellest, et esiteks tuleb leida endale kaaslane, seejärel kihlutakse ja esimene asi, mida võib-olla pulmade juures planeerima hakatakse, on pulmapaik. Ehk siis, kus see pidu toimuda võiks, et kõik külalised ära mahuksid, et oleks samas ilus, hubane. Meie pulm toimub täna Tohi Distilleris. Priit, me oleme väga põnevas kohas, me oleme džinnivabrikus. Mis maja see selline on? See siin on Tohi Distilleri ehk siis Tohisoo endine viinaköök, mis on rajatud 1750 kuskil. Siin nüüd valmistatakse džinni juba viimased 5 aastat. No päris 5 aastat ei ole, 5 aastat tagasi me ostsime ja hakkasime seda ehitama ja oleme loonud siia siis sellise džinnivabrik pluss siis külastuskeskus, et kus on meil siis väiksed seminariruumid, peosaalid, restoraniruumid ja niisugune 2 ühes üritus. Täna on selline huvitav päev, et meil toimuvad siin pulmad ja niisugune, ütleme see ka esimene pulm siin majas, ma eeldan, et ma ei ole veel kuulnud, et siin enne keegi oleks pulma pidanud ja see siis ongi, et üks kena noorpaar siis abiellub ja siis vaatab, kuidas see siia majja sobib ja selles mõttes, et meil on väga ilusas kohas see maja siin vanas Tohisoo mõisa pargis. Keila jõgi voolab siit mööda, maja on ajalooline ja värskelt renoveeritud. Siia mahub inimesi, peosaali kuni 120 ja siin on erinevaid võimalusi, erinevaid ruume, mida saaks kasutada kas pulmadeks, juubeliteks, seminarideks, milleks iganes, aga ma arvan, pulmade jaoks on see väga ilus koht. Aga mis ruumid siin siis täpsemalt on, et tõesti siin on päris palju avaraid kohtasid, kuhu inimesi nagu mahutada? Just praegust me siin oleme selles tootmisruumis, et see ka kindlasti üks asi, kus näiteks mingi ürituse käigul saab ka tuuri teha, saab rääkida täpsemalt, kuidas siis džinni valmistatakse, mis sinna sisse läheb, millised erinevad sortid seal on, loomulikult saab ka maitsta, aga siis ongi meil siin peosaal 120-le, kus on siis ka olemas kõik vajalik tehnika ja vajalik mööbel. On olemas koosolekute ruum, kuhu mahub 30 inimest, aga see on ka tegelikult muudetav ka näiteks ka lisaruumiks, lisabufeeruumiks või lastemänguruumiks. Siis on meil terrass 45-kohaline, restoraniruumid 35-le. Ütleme, ümber maja on nii palju ilusaid kohti, kus saaks teha mingid vastuvõttusid, baari panemist, et niisugust asju on kõik võimalik siin teha. Kui nüüd meie vaatajatele hakkab ka läbi selle pulma pakkuma huvi, et tahaks oma üritust ka siin korraldada, siis kus teid leiab? Me asume Kohilas ja see ei ole üldse kaugel Tallinnast, et see on 35 kilomeetrit, saab tulla rongiga, saab tulla bussiga, saab tulla autoga ja ongi, et kui näiteks on niisugune asi, et keegi tahab pulma siin teha ja löömajasid siin väga palju ei ole, et siis saab tulla näiteks, me tellime bussi, toome Tallinnast rahva siia ja pärast viime Tallinnasse tagasi ja on ennegi tehtud ja tundub, et toimib. Meie koduleht on kindlasti see koht, kus on hästi palju infot, on www.tohigin.com, Facebook, Instagram, kõik toimivad ja võtke julgelt ühendust ja leiame põneva lahenduse, mida siin teha. Loomulikult ei saa üle ega ümbert ka kaunist välimusest. Iga pruut tahab, et see päev oleks tema jaoks väga eriline, et ta tunneks ennast ilusana hästi ja tema loomulik ilu oleks rõhutatud. Kuidas seda teha ja missugused meistrid, missugused vahendid valida? Riina, et mis on NanoAsia protseduur ja miks seda võiks just enne sellist mõnda tähtsat sündmust teha? Tegemist on ainulaadse nanotehnoloogiaga Lõuna-Koreast ja NanoAsia pakub meestele ja naistele ilu ja tervist ilma süstideta. Kõige tähtsam, et meie protseduurid on väga meeldivad, ilma stressita või valuta, aga samal ajal on väga tõhusad. Kõige tähtsam, et peale esimest protseduuri efekt on juba nähtav ja see on väga-väga hea valmistamine meigiks. Samal ajal see protseduur annab värskendust, niisutust, valmistab nahka ilusti ja nahk on väga värske ja ühtlane päeva jooksul.
Ja meie kontseptsioon ja filosoofia on tervis ja ilu ja seetõttu Bella Pierre ja Nanoaasia nad töötavad väga ilusti koos. Seetõttu pakume meie kliendidele ilupaketid, mis sisaldavad nahahooldust Nanoaasiast ja samuti Bella Pierre Mineral puhtad meiki. Aga miks selliseks tähtsaks päevaks, kui meik peab olema hästi püsiv, valida just selline mineraalkosmeetika? Mina olen ka mineraalkosmeetika fänn ja minul ongi enamus tooteid on Bella Pierre'i omad. Ma võin öelda, et ma aastaid ise kasutasin võib-olla rohkem kui 15 aastat laval. Vaatasin, kuidas teistele inimestele see aitas. See on väga hooldav jumestus, eriti nendel, kellel on näiteks probleemne nahk, et see kosmeetika tõesti teeb imed. See on nii kaua püsiv, et võib-olla 20 tundi isegi võib olla kõik korras, et see ei lähe laiali. No just pulma jaoks see on ideaalne. Anna, mis on sinu roll tänase pulma õnnestumisel? Mul on täna au olla siin soengu tegija rollis ja täna pruudi peal me siis kasutasime Eleven Australia tooteid, et see on bränd, millega ma armastan siis juuksed viimistleda. Toodete valimine selliste soengute puhul on äärmiselt oluline, aga samas on ka eesmärk mitte juuksed üle koormata, nii et on ka oluline toodete kasutamise järjekord. Mina näiteks armastan kasutada sellist toodet nagu meresoolaspray, seerum, mis niisutab juukseid väga sügavalt ja loomulikult kasutan ka paindlikku juukselakki, et tal ei oleks sellist niinimetatud kiivritunnet peas, et tunneks ennast kindlalt. Ma tean, et sul on meie vaatajatele ka üks tore üllatus, et kes tahavad ka oma juustele siis väikest kingitust teha. Just, et ma tegelikult kasutan selles mõttes võimalust, et kinkida ühele õnnelikule sellise võimaluse, et saada endale kingituseks ühe fotojumestuse soengu. Ja selleks, et seda saada, ei pea tegema midagi muud, kui minema minu Instagrami kontole ja sealt te näete siis loosi tingimusi, et kuidas siis seda jumestust ja soengut endale võita. Riina, mis asjad on gigantlilled? Gigantlilled on looduse ilu võimendatud suures võtmes ja nad on sellised maailmas väga populaarsed olnud ja nüüd on nad ka, mina teen neid juba 3 aastat ja olen õppinud Peterburis väga meistrite juures seda ja neid võib siis kinkida, väga populaarsed on roosid üksikult kinkida, samamoodi rentida või nii nagu siin on pulma üritustele ja ka näiteks kui teil on oma butiik, oma salong, oma kontor, miks mitte siis rikastada seda nendeste gigantlilledega. Ja kuidas sinuga kontakti saab, et neid lille ka enda üritusele saada? Minul on Facebookis ja Instagramis on konto Gigantlillede maagia ja Riina Kikas, kui kirjutate mulle Facebooki, siis saate ka. Tiia, meil on siin päris eriline saade, võiks öelda, et me saame kõikide televaatajatega koos ühte pulma tunnistada, et räägi siis, mis pulmaga tegu on? Et see ei olegi niisama mäng, vaid ongi tõesti Berit ja Martin abielluvad täiesti ametlikult koos notariga ja me oleme täiesti uhkes uues peomajas, Tohi Distilleri Kohilas, nii et Tallinnast ainult 36 kilomeetrit ja siin on ka üle 20 firma, kes seda pulma tegelikult täna teenindavad. Nii et see on üks väga huvitav ja vahva ettevõtmine, kui me tegelikult arvestame täna, et me elame ikkagi väga erilises ajas, siis on ka väga keeruline pulmi korraldada. Aga tegelikult hea tahtmise juures saab ju kõike teha ja isegi täna meil on ju külalisi ka ikkagi piiratud arv, aga minu meelest on see isegi selles mõttes natuke nagu parem, sellepärast et ta on kõige lähedasematega on see pidu. Ja see tähendab, et noorpaar saab kõigiga nagu ühel ajal nagu suhelda, saab kõigile jagub tähelepanu. Kui sul on 100 inimest ümberringi, siis seda kahjuks ei ole kuidagi võimalik saavutada. Aga täna on kõik kuidagi selline hästi kodune, hästi hubane ja ma tahan öelda, et see Tohi Distilleri tõesti seda kõike ka toetab. Meie teeme nüüd pisikese pausi ja tagasi tulles jätkub imeline pulmapidu.
Continental Moda, ainult ilusad ja väga ilusad kleidid ning kostüümid. See on stiili ja imago keskus. Pereoptika, kogu pere prillipood, kogu Eesti prillipood. Tähtis ei ole see, mida vaatad, vaid see, mida näed. Tere tulemast tagasi! Periti ja Martini imeline pulmapidu jätkub. Või mis on artistide agentuur, et räägi natuke lähemalt sellest, et kuidas see meie tänasesse peo ja pulma konteksti sobib? Lisaks Hermanile, kes meil siin täna esines, pakub meie agentuur väga suures valikus erinevaid artiste ja teenusepakkujaid mis tahes üritustele. Bändid, muusikud, tantsijad, õhtujuhid, pulmaised ja nii edasi. Meie kataloogis on sadu koostööpartnereid. Pakume teenusegarantiid ja pakume oma klientidele ka hingerahu läbi selle, et juhul kui plaanidesse peaksid tulema muudatused, näiteks mingil põhjusel tuleb pidu uuele kuupäevale edasi lükata, et siis aitame hea meelega vastavate ümberkorraldustega. Ja seda ilma täiendava tasuta. Et oleme oma klientide jaoks olemas kuni ajani, mil sündmus kenasti teoks saab. Et kel pulmaplaanid mõtetest, võtke julgelt ühendust. Teie valmistatud on siis tänane Pruudi kleit, et kuidas see kleit valmis ja millest teie inspiratsioon üldse tuleb? Kleit on siis koostöös Pruudiga ning on ainueksemplar. Põhiteemaks oli looduslähedus. Kleidi stiil kujunes siis arvestades Pruudi soove, unistusi ning isiklikku stiili. Samuti lähtusime ka pulma toimumise kohast, üleüldisest meeleolust ning mängitavast muusikast. Aga kui nüüd mõni meie vaataja ka on suvel või tulevikus pulmasid plaanimas, siis kuidas nad teid üles leiavad, et kus nad neid kleidivalikuga tutvuda saavad? Saabki leida Instagramist näiteks Tigasmo moeäri või siis Ageles Outfit, Facebookis samamoodi ning siis kirjutada e-mailile. Kui me nüüd läheme ajas natuke tagasi, siis kaua seda pulma planeeritud ja korraldatud on? No tegelikult on niimoodi, et ikka ühte niisugust korralikku pulma on ju võimalik tegelikult teha lausa 2 kuuga. No, ma olen 19 aastat pulmi korraldanud ja tegelikult see ei ole mitte midagi keerulist. Et saad ju kõike noorpaari soove arvestada ja siis saab seda kõike kiirelt teha. Aga ütleme nii, et tavaolukorras oleks ikkagi hea, et oleks pingevaba korraldus, on ikkagi aasta või isegi täna on 2 aastat. On see pulmakorraldaja siis selles mõttes kindlasti vajalik, et paljud pruutpaarid arvavad, et nad saavad ise hakkama, aga mulle tundub ka, et see on ikka väga suur ettevõtmine ise endale seda stressi, ärevust võtta, et sa pead nagu kõigest vastutama ja sa ei saa seda ise nautidagi justkui. Mina seda ise tegemist nagu maha ei laida. Kui on noorpaaril see vaba aeg ja ajaline ressurss ja need teadmised ja need oskused, et palun loomulikult, kõike saab ise korraldada. Täna on info igal pool saadaval, kõike seda saab teha. Aga pruutpaar tegelikult sellel tähtsal päeval, kui nad abielluvad, nad peaksid pühenduma teineteisele. Et pigem on need pulmakorraldajad sellised nagu tagalad. Et pulmakorraldaja iseenesest ei tohi iialgi olla selline inimene, kes tuleb ja rind ees lihtsalt
on selline valdav isiksus, kes ainult teeb ja korraldab, et kõik saavad aru, ahaa, see on pulmakorraldaja. Tegelikult pulm on noorpaari oma. Nemad on number 1 ja pulmakorraldaja tegelikult on selline vaikne tagala, niiditõmbaja, noorpaari abistaja, abiline, tänagi näiteks Martinil, Peigmees Martin pani ülikonna selga, ma käisin kõik, kontrollisin ilusti üle, et kuskil kõik oleks nagu niks-naks, et mina olen nagu pigem selline ihutugi või ihutagala. Ja see on nagu pigem pulmakorraldaja nagu ülesanne, et siin tegelikult mina pulmakorralduse tööd, see on väga vastutusrikas töö, seda ma selles mõttes täiesti kiidan, aga samas ma ütlen jälle, et ise tegemise puhul mina seda tõesti maha ei laida. Võite teha, aga siis te teate, et on teatud riskid, siis ei tohi närvi minna. Aga kuidas täna just siis sellised valikud tehti, nagu me siin näeme? No väga palju ikkagi põhines ka noorpaari enda soovidel. Et tegelikult me oleme siis täna siin Kohilas ja Tohi Distilleri täiesti uues peomajas. Ja siin tohib cateringi teha ainult Victus Catering, kes tõesti tegi suurepärased toidud. Samamoodi me tseremoonial ju nägime, et tegelikult olid ju tseremoonial oli tehtud 3 firmast kokku, oli Südamemaja, oli Gigantlilled ja oli Katrini lillebutiik, et see oli 3 firma ühisjõul ja Funrent tõi meile siis Javari valged toolid ja me nägime esimesel korrusel imelisi diivaneid, valgeid, lumivalgeid, mis sinna terrassile nii hästi sobivad. Triplex tegi väga ilusat ilutulestiku momenti, seal olid mõned fontäänid, tordivulkaanid ja noorpaari nime saadetakse ära kahuriga, noorpaar sõidab pärast ära Triplexi musta Volgaga. Et siin ikka neid firmasid selles mõttes oli nagu väga palju, kes õla alla panid, kas või Bella Pierre, kes tegi imelise õhulise mineraal kosmeetikaga siis meigi, Anna Murulauk tegi siis tõesti ilusad juuksed, eks ole. Ja mis ma tahan öelda, et ka noorpaari riietus on ju tehtud tegelikult ju väga vana tegija poolt, kes on Eestis teada, on Digasmo moeäri. Ja ma tahan siis täna ka edvistada, et ka tseremooniameistri ja minu korraldaja kleit on ka tehtud Digasmos ja see on tõesti võrratu firma, kes arvestab kõikide variantidega. Ja Peigmehe riietus muideks on pärit meil täna Peigmeeste riietajalt number 1 ja see on Covri Style House. Ja külalisi viib ja toob on siis selle maja koostööpartner on Hansabuss. Nii et siin on nagu see logistika on ikka nagu väga hästi paigas, et siin kõik nagu sujub ja Eesti artistide agentuur ju Hispaania tenor German Golami imeline esitus noorpaarile. Ja siis oli muidugi väga tähtsad on ju tegelikult abielusõrmused ja abielusõrmused on meil tegelikult täna ka abielusõrmuste keskusest, mis on siis Tallinnas T1 ja see on Mati Kullast. Mati Kuld on ka, et neid on palju firmasid, kes sellega tegelevad, aga need siis on täna Mati Kullast ja need on tõesti ka fantastilised sõrmused, mis siin täna noorpaar sõrme nagu pani. Ja mis me tegelikult täna siin nägime, oli ju fantastiline, kõigepealt enne tseremooniat oli ju hald ja tants, see oli siis ju ettevalmistus abiellumiseks ja Müstika stuudio, tegelikult Müstika stuudio omanik ju täna abiellus Berit ja tema tantsijad siis ja pärast me veel saame siin tuletantsu Müstika stuudiost, seda tehakse siis juba õues eriefektidega, nii et see on meil ka täna olemas, jah. Tänase selle suure töö taga on jah, minu enda agentuur, Südamemaja agentuur ja siis minuga saabki ühendust Facebook ja Südamemaja ja kõik on väga lihtne, et teeme aga ilusaid tseremooniaid, mõtleme koos läbi, teeme ilusaid sündmuseid, oleme kõik valmis. Kuidas siis teie tunded on, et me oleme saanud teie imelisest päevast osa, et mida teie olete sellel ajal tundnud? Raske kirjeldada. Tunded on nii palju, et ma olen lihtsalt väga-väga õnnelik. Alguses oli närv, nüüd on suur rõõm, sest me oleme nii pikalt seda oodanud, et nüüd lõpuks on see käes ja tehtud just. Aga kuidas see ettevalmistuse periood oli, sest üks pulm tundub üks päris selline suur ettevõtmine ja mulle tundub küll, et see võib olla selline pingeline ja närvesev.
selles osas meil oli väga vedanud, et Tiia tegi kogu töö ära. Et ta küsis loomulikult meie käest hästi palju, et kuidas me sooviksime ja mismoodi kõike teha, aga tegelikult siin suur tänu Tiiale. Et tegelikult see ettevalmistus algas ju siin kleidi valmistamisega, ülikonna valmistamisega. Minul oli suurepärane kogemus kõuriga, mulle tehti täiesti ülikond koha peal ja seal on suurepärased inimesed ja ma tundsin ennast juba nii ägedalt seal, et juba see andis sellise esimese tunde, et tõesti midagi suurt tuleb. Just. Samamoodi mina ka, et kui ma juba kleidiproovis käisin ja kõik see ettevalmistus, aga kõige erilisem moment oli muidugi see, kui Berit sealt ikkagi tuli, siis see oli, ma olin väga lähedal sellele, et kohe hakkan nutma, ja ma tavaliselt ei ole selline, nii et see oli väga ilus ja ülev. Aitäh, et te olite selle imeilusa noorpaari kauni päeva tunnistajateks koos meiega ja kohtume loomulikult juba järgmisel nädalal.